Richard Karelson, eile Tallinna Openi esimesel päeval tuli väikene revanš Jacob Kaminski vastu, kellega siis ma saan aru, et aasta tagasi pronksi matšist tuli alla vanduda. Valmistusid eilseks matšiks ka? Eks ikka jah, et arvasin, et tuleb siuke tugevam matš, aga kas tema olid nii palju trenni teinud või ma olin lihtsalt tast nagu rohkem trenni teinud ja ega ma tahtsin seda võitu ka, et revanši teha. Väikene lohutus? Jah, kindlasti seda ka jah. Ma mõeldes nüüd tänase Tallinna Openi peale, sul võistlused seisavad veel ees, millised ootused tänaseks päevaks on? Ma arvan, et lootused on head, sellepärast et eilsega nagu ma sain kindlust juurde ja vastased ei ole nii nagu maailmaklassi tugevad, aga eks ma annan ennast kõik. Sa oled viimased 2 aastat võitnud, ilmselt mõlgutad võidumõtteid ka sel aastal? Kindlasti. Mõeldes selle peale, sa oled ju, eks ole, viimast aastat kadett. Kui keeruline on kadetist juuniorisse üle minna? Ma arvan, et see tuleb raske, aga ma praegu teen trenni endast vanematega ja ma arvan, see on kasuks, kui ma juba täiskasvanud Eesti meister olen ja juuniorites ka, et nagu jah, valmistun selleks. Eile esitleti ka Eesti juunioride MM-koondist. Sõbrad on juba, ma saan aru, õnnitlemas juba ette. Aga eile esitleti koondist, sa oled koondises ka, mõeldes nüüd MM-i peale. Millised su enda ootused MM-iks on? Kõik tähtsamad on minu jaoks kadettide MM ja siis juuniorid on minu jaoks teisejärgulised. Aga ma arvan, et tahaks nagu kindlasti võidu kätte saada või lõpuni maadelda, et need 6 minutit ikka ära seista. Aga soovime sulle siin Tallinna Openil jõudu ja edu! Suur aitäh teile!